No nii, tere tulemast tagasi. See nädal on mul väga ettevalmistuste nädal, ma ütleks. Istun mina siin oma kohvikruusikesega ja arvuti on nina ees. Ning kuna täna on reede, siis järgmise nädala pühapäeval tuleb Jaapanisse Terra Explora. Ja Terra Explora korraldab reise, aga ta ei ole selline tava nagu paketireisid, vaid pigem nagu elamus- ja seiklusreisid. Ja siis nad toovadki Jaapanisse mulle grupi eestlasi. Aga see on väike grupp kusjuures, selline circa 14 inimest äkki. Ja 10 päeva jooksul me käime siis erinevates Jaapani linnades. Ja praegu ma nüüd vaatasingi, tegelikult juba eile ma alustasin ühe dokumendi ülevaatamisega, lisasin sinna paar kommentaari. Nüüd ma vaatan nende programmi. Meil on ka õhtul kõne paari tunni pärast, siin juba vähem kui 3 tunni pärast, ja vaatame ka koos asjad üle. Ja lisaks ma tahan veel osta mälukaardi kaamerale, sest ma tahan ka loomulikult seda kõike jäädvustada. Ja ma teen siis videoid nii YouTube'i kui ka TikTok'i. Ja üleüldse mul on nii hea meel, et ma saan nendega koostööd teha, sellepärast et minu selline südameasi võib-olla ongi see, et tutvustada eestlastele Jaapanit. Ja mul on nii hea meel, kui te kirjutate ka mulle, kusjuures mulle kirjutas nüüd juba paar nädalat tagasi vist üks eestlane Instagrami, kes ütles, et tema tuleb aprillis Jaapanisse ja et võimalusel äkki saaks kokku, ja ma vastasin, et loomulikult saame. Niisiis ootan ka juba seda. Aga tulles siis Terra Explorata tagasi, siis tundub mega põnev reis. Me lähme munkade juurde, me lähme matkama, me lähme ratastega sõitma, sööme head sööki, käime onsanites ja üldse teeme lihtsalt selliseid põnevaid asju. Kes tahab käia kaardiga sõitmas, kes tahab, käib maid cafe's. Jah, sellised asjad on ka Jaapanis olemas, sest et see on siiski Jaapan. Nii et mega põnev ja intensiivsed 10 päeva tulevad, aga ma usun, et see on kõik asja ette. Niisiis jah, ma praegu natukene vaatan veel seda kava, et ma oleks ette valmistunud ikkagi meie kõneks. Ja siis ma arvan, et esmaspäeval ma see nädalavahetus vist ei jõua, aga ma ei taha ka päris tegelikult käia nädalavahetuseti seal turismikohtades nii-öelda Tokyos, sellepärast et seal on lihtsalt nii palju rahvast, et ma ei jaksa mässata sellega, nii mardavasti lähen äkki esmaspäeval. Vaatan Akihabarasse ja sealt ma siis ostan ka mälukaardi enda kaamerale. Nii et ja vaatame. Ma olen ise tegelikult nagu mega põnevil ja ma nii ootan, et mul on nii palju märkmeid, mul on ka palju küsimusi, aga saab põnev olema. Natukene kassi contenti ka jälle. Nii, mida ta praegu teeb, ma nimetan nii tornaadoks, sellepärast, et ta käib niiviisi edasi-tagasi. Nad on nagu mingi thing selle, kas ta ka iga päev teeb neid. Mina ei tea, mis asi see on. Aga igal juhul väga nunnus on. Ühesõnaga, ma lähen praegu teen mõned sammud enne oma kõne. Esiteks minu tüdrukutega sammuvõistlus ja ma olen viimasel kohal. Nii et, aga õnneks see kestab märtsikuu jooksul, siis kui ma nagu käin veel, siin nüüd tuleb tihedam nädal varsti, et siis äkki ma saan neid sammukesi natukene juurde, sest et muidu natukene nadi seis. Aga lihtsalt ma natukene, ma ei ütle, ma päris vigastasin oma põlve, aga midagi ma tegin leg pressi jõusaalis ja siis päris raks ei käinud läbi, aga mul on ka varasemalt see pole väga tikene probleemi olnud. Ja ma vist tegin natuke liiga suure raskusega, sest et sama päeva õhtul ma reaalselt lonkasin kodus. Ja eile ma siis veel, nüüd juba see oli üleeile, ühesõnaga ma seda mingit Voltareni või nagu seda keeli määrinud endal peale ja lootnud, et see aitab ja vist natukene nagu aidanud. Tunnen ennast küll paremini, aga ma tunnen ka, et nii kui ma nagu kuskil natukese teise nurgalt seda põlvekest keeran, siis võib väga midagi halvasti minna. Ja mul järgmised nüüd 3 nädalat vaja enam-vähem, et see põlv siis nagu toimiks on ja siis ma üritan nagu natuke rahulikult võtta, aga siiski ma ei taha, ma olen nagu väga palju maas oma sammudega. Aga samas meid on ka 3 tükki seal kokku ja üks nendest on veel personaaltreener. Muidugi teine on see, kellele meeldib lihtsalt jooksmas käia ja siis olen mina. Nii et jah, ma olen see must lammas seal, aga teate kohati sellised aitab ka enda mugavustsoonist välja tulla ja siis ma pean tegema vahepeal neid imprompt jalutuskäike. Aga õnneks seal on ilus ilm ka, nii et ma arvan 3 kilti vist mul on see enda ringikene, mida ma tavaliselt teen. Ja ma lihtsalt teen selle ära, siis on nagu asi ants ja siis saab oma miitingutega edasi minna. Just a life here, you know, what is it? Yeah, you want them to visit that? I also have like a Google Map list that I have made myself
over the past few months. Like, is it okay if I share them with them? Oh my god. Ma tellisin kassidele üli palju asju. Kui me Tallinnas veel elasime, siis meil oli automaatne see söötja ja meil oli ka automaatne see joogipurskaev. Ja siis ma tellisin samuti siia siis selle söötja, jootja. Ma tellisin ka tegelikult uue liivakasti, mis jõudis hommikul. Aga selle ma panin kokku ja see ootab, et liiv saaks sisse minna. Kuna Jaapanis, ma ei tea, nagu 2 sorti liivakaste kassidel. Siis alguses me võtsime nagu, ma ei tea, juhusutahtel selle teistsuguse, ehk siis kus seal on nagu 2 kihti, et üleval on liiv, mida sa vahetad, ma ei tea, korra 2 kuus. All on nagu need lapikesed, mida sa vahetad siis olenevalt mitu kassi sul on, meil on 2, siis me vahetame 2 korda nädalas. Aga siin on suur, aga nad mängivad nende liivatükikestega, sest need on sellised suured nagu tükid. Ja okei, üks asi on mängimine, aga teine asi on, et nad tahavad süüa seda. Ja see mulle üldse ei meeldi. Siis ma mõtlesin, et ma võtan nüüd nagu selle tavalise liivakasti ja loodan parimat ausalt öeldes. Pluss nüüd seda uut liiva peaks saama ka WC-potist alla lasta, sest et seda, mis me praegu on, seda ei saa, ehk siis ma pean nagu panema veel eraldi kotikesse nende jäägid, mida nad väljutavad ja siis nagu ära viskama. See on siuke omaette nagu teema siin. Aga kus juures ma Eestis maksin meie automaatsöötja eest seda 30 eurot vist. Kui ma see on juba aastaid tagasi, aga minu meelest oli seda 30 eurot. Siis selle 4 asja eest, ehk siis liivakast, liiv, automaatne joogikõu ja automaatsöötja maksis kokku 105 eurot. Nagu kõik asjad kokku. Nüüd töötavad ka normaalselt, siis on nagu eriti hästi. Mul on väike abiline ka siin. Nagu ikka kassidele siis hullult meeldivad igasugused kastikesed. Nad juba hommikul said selle liivakasti kastikesega mängida, nagu kus see liivakastis enne sees oli. Ja okei. Sa saad haiget veel niiviisi, kuule, oota korra. Millist rõõmu mulle pakub nagu pakkide avamine? Uskumatu. Nii, vau, okei. Või kui kerge see liiv on? Mõtlen, et see on raskem. Okei, ühesõnaga selline tavaline liiv, kuigi siin on ka nagu tükikestel need nagu näha, aga seal pildi peal oli, siin on ka, peaks niimoodi klompi minema. Asi, et nad nagu väga ei mängiks sellega lihtsalt, sest Eestis oli asi korras mängida selle liivakastiga. Siis on jooginõu. Kusjuures sellega oli ka see, et ma kunagi ostsin nendele selle nagu lillega. Ma panen siia pildi üles. Ja see sama kast, kes siin oli, ehk siis Naomi, siis tema on väga uudishimulik meile ja tema tõstis selle lille nagu alati üles. Niimoodi, et seda vett siis nagu lahmas igale poole. Ei, nii et ma võtsin jälle, siis ma ostsin meile uue Eestis, siis ma ostsin ka praegu sellise ja see nagu toimib meil paremini. Sest ma arvan, et Naomi näe, kuhu see vesi läheb ja siis ta nagu ei teki nii palju põnevust. Wow, okei. Ja see on siis see söötja nüüd. Siin jällegi 2 kaussi. Ma tahan nüüd kuidagi täna juba enne ära sääristada, sellepärast et täna ma tegelikult lähen abikaasa vanaemal on järgmine sünnipäev, siis ma lähen täna tähistama ja siis ma pean sõitma paar tundi sinna ja pärast tagasi ka veel. Ja ma tahan enne need ära teha, siis on seda juba rahul. Naomi läks juba kasti mängima. Tore. Okei, siin sees vist. Ma ei mõtle, kus kohas need kausikesed on. Okei, need on need kausikesed. Siin on juhe. Ja kuigi seda kokku panna lihtne, aga ma pean seadistama ka seda ju veel. Ma peaks juhendit tegelikult vaatama. Siin pole juhendit. Ma olen ise kaduses. Kuidas? Nagu, ma ei saa, kas ma olen pime või siin tõepoolest ei ole juhendit kaasas? No nii, mul läks selle seadistamisega veits kauem, kui ma arvasin. Ja nüüd mul on mega kiire, ma tahtsin veel ära koristada asjad, sest kui ma koju tulema, siis ma ei taha, et mul oleks nagu mingid kastiksed igal pool. Ja nüüd ma tahan kiirelt ennast korda teha, siis ma lähen ostan kiirelt kingi ära vanaemale ja siis ma pean sõitma sinna. Nii et
nii et praegu aeg on mega tähtis. Kusjuures see põhjus ka nagu, miks ma ostsin neid, on muidugi see, et näiteks kui ma olen paar päeva ära, et siis mul on süda rahul, sest Eestis oli samamoodi nagu suvel tahad ikka Hiiumaa näiteks kunagi 3 päeva, siis mul oli nagu süda rahul, et lastel on kõhud täis ja saavad ette juua ja samuti siin siis, et näiteks ma ei tea, kuhugi minna paariks päevaks ja kusjuures siin on näiteks fun fact see, et rongid sõidavad Jaapanis täpsusega, aga nad lõpetavad ööseks sõidu ja ükskord näiteks jäime rongist maha ja siis me pidime nagu eksprompt hotelli võtma. Minu süda on vähemalt rahul ja lastel on hea olla. No nii, kell saabki nüüd 3:30 kohe, ma tahtsin kell 4 välja minna. Nii, ma näo tegin ette, pärast mingi 5 minuti asi. Nüüd ma panen korra natukene Essence mingid lipkeid, pärast neid aasta kasutanud. Ma isegi võtsin siia neid kaasa. Paar eurot, aga nii hea. Nii, nüüd ma panen korra huulelainerit, mille ma Temust sain. Kui teate, toimib. Võib-olla see on selline hot take, aga nagu ma väga ei ole nõus maksma laineri eest mingi 30, 40, 50 eurot. Harva. Ma hiljuti ostsin vist sügisel Maci oma. Aga lihtsalt nagu me räägime pliiatsist, mille eest me maksame nii palju. Ja ma ei tea. Ja pluss mul on tihtilugu see, et nagu ma ei tea, kas nagu värvid on neid soojamaks, aga mulle isiklikult meeldivad rohkem nagu külmad toonid. Ja siis ma alati nagu tunnen, et poes on see üks värv ja siis kodus on teine. Need on alati nii oranžid. Korra mõtlesin tegelikult, et ma peaksin, või no, võib-olla tahaksin õppida lihtsalt, kuidas nagu Jaapani meiki teha. Ma ei ole tegelikult nagu väga nagu into make-up või nagu ma väga ei ole nagu otseselt meigi nagu fänn, selles mõttes, et ma mitte selles mõttes, et ma ei kannaks, vaid lihtsalt nagu, ma ei tea, mul ei ole vist sellist kunstilist kätt nii palju, et midagi teha, aga Jaapani meik, mida siinsed tüdrukud teevad, on nagu hoopis teistsugune, aga noh, ma ei tea, ma ei usu, et ma ise seda kannaks. Lihtsalt proovida nagu, kuidas see huvitav minu peal oleks ja siis ma kasutan sellist huulepulka, mille me tegime Senti stuudios eelmine aasta tüdrukutega. Ma viisin nad enda sünnipäevaks sinna ja siis saime ise teha huulepulgad või huuleleikeid ja ma tegin siis sellise ja tegelikult ma tegin huuleleike ka, sest et meid oli 5 kokku, aga seal on 6 nagu miinimum ja siis tegin ja ma sellepärast viisingi tüdrukud sinna, kuna nagu ma ei leidnud endale poest seda õiget tooni. Nii et kes iganes tahab, siin on olemas Tallinnas selline koht nagu Senti stuudio. Ja see oli nii fun ka. Nad pakuvad sulle seal kas mingid šampad või mingid snäkikesi, saate pilte teha, jutustada. Nii et see oli väga põnev. Aga okei. Issand jumal, mu mehikene kirjutab mulle. Nüüd ma reaalselt pean jooksma. Aga õnneks ma sain peaaegu valmis ka, nii et super. Täna on veidikene jahedamaga samas päikesega, see on täitsa isegi okei olla. Härra on ka siin, käime vaatama osad asjad üle. Nüüd lähme Akihabarasse, siis ma ostsin mälukaardi küll ära juba üleile, aga ma kaotsin selle kuidagi ära ja ma ei tea kuidas. Nii et lähme nüüd uuesti sinna tagasi.
ja siis ma arvan, et selle vlogiga ongi kõik ja näeme järgmises.